Novellid ja lühijutud aastatest 1903–1921. Kahenädalane. Ma nägin teda esimest korda Vene karskusseltsis, kus ta lõunat käis söömas. Näost oli ta haiglane, kuid siiski paistis sealt nagu mureta olek välja. Kuub oli igalt poolt katki rebenenud ja puuvillad vahtisid selle aukudest lustilikult välja. Oli ju kevade. Pealegi mõni päev enne rõõmsaid lihavõttepühi, kus kõik ärkama peab. Ka puuvillad unistasid vist ärkamisest. Võib-olla, ka sest ilusast soojast maast, kus nad ükskord kasvanud olid. Ka nemad näisid nagu nõu pidama, kuidas kevadise tuule käes ärgata, kui nende mureta peremees neid uulitsale jalutama viib. 6 peremees, millel nii unistavad ja palju mõtlevad puuvillad all olid, näis aga sellest hoolimata täitsa rahul olema. Ta toetas selja vastu seina, laskis ennast supiga üle tilgutatud laua peal käsipõsakile ja vahtis lõunasööjaid. Õigem, ta ei vahtinud mitte midagi. Ka seda mitte, et üks põlvenukk pükste seest nina välja pistis ja ütlema näis, ma olen paljas. Teise jalasuur varvas tegi saapatera sees seda sama. 2-nädalane vahtis niimoodi külmavereliselt ja pärani silmil, kuni aeg tuli tööle minna. Lihavõttepühade laupäeval istus ta siin vanal tuntud kohal, kuni ta siit välja aeti ja uks kinni pandi. Tal oli kahju siit toolilt lahkuda, sest see oli ainus koht, kus ta enese nagu kodus tundis olema, mida ta praegu oma päranduseks pidas. Kui keegi teine, kes 2 nädalast veel ei tundnud, selle pingi, õigem järi peale tahtis istuda, siis hüüdsid kõik ümberolijad, ärge istuge sinna, see on 2-nädalase oma. Nüüd seisis see 2-nädalane inimene väljas trepi peal ja mõtles, kuhu minna. Õues oli natuke vilu, siiski mitte külm. Kirikukellad helisesid. Kell võis 10:30 olla. 2-nädalane arvas esiti koju minna, aga pärast sõnasta. Ei ma pare. Sample complete. Ready to continue?